täna räägin siis oma juunikuus loetud raamatutest. Juunikuus mul läks päris hästi, ma lugesin 7 raamatut, 3 neist inglise keeles, 4 neist eesti keeles, mis on minu puhul väga hea saavutus, eriti arvestades, et eesti keeles ma tegelikult seni olen lugenud võrdlemisi vähe. Tavaliselt on ikkagi iga kuu kokkuvõttes olnud eespool ingliskeelsed lugemised ja siis mõni kuu vahepeal 2 eestikeelset lugemist. See kuu, nagu öeldud, siis lugesin 4 eestikeelset raamatut ja 3 ingliskeelset raamatut. Kokku lugesin 1945 lehekülge, mis on päris hea saavutus. Aga räägime siis täpsemini raamatutest. Räägin nendest oma lugemispäeviku abil, sest et mõned raamatud on juba raamatukokku ära viidud, kuna nendel on järjekorrad ja asjad. Ja egas midagi, lähme asja juurde. Esimene raamat, mille ma segu läbi sain, vähemalt nimekirjas on ta eespool. Tegelikult ma sain läbi üsna mitu raamatut enne seda, aga ma teen nimekirja põhjal. Ma ei taha oma elu keeruliseks teha. Esimene raamat, mille ma läbi, vähemalt selle kuu osas on esimene raamat, mul on kirjas. Mul on iga kuu kohta on selline tabel, kus on siis kirjas raamatud, mida ma loen, millal ma neid alustasin ja millal ma nad lõpetasin. Esimene raamat, mille alustamise kohta mul on märge tehtud, on Shannon Messengeri Keeper of the Lost Cities sarja teine raamat Exile. See räägib siis Sophie'st, kes eelmises raamatus avastas, et ta on haldjas, asus õppima oli vist Foxfire'i kooli, kolis kogu täiega haldjate kadunud linnadesse. Ehk siis inimeste maailmast eraldi ja avastas suure saladuse oma mineviku kohta. See on siis eelmine raamat sarjas. See on teine raamat, siin siis jätkuvad tema seiklused, ta leiab ühe legendaarse sätendava lendava ükssarviku ja peab seda kasvatama hakkama ja välja õpetama. Ja muidugi taustal luuravad veel need tumeduse jõud, mis teda eelmises raamatus jahtisid ja korraks isegi kinni püüdsid. Selles suhtes see on tore lastele mõeldud, no mitte lastele, see on selline põhikooli keskastmele mõeldud seikluslugu. Ma arvan, et mul oleks seda märgatavalt rohkem meeldinud, kui ma oleksin lugenud teda selles vanuses, mis vanuses lugejatele see raamat mõeldud on. Vahepeal asi venis minu jaoks. Samas sellel raamatul tundub, et on päris suur fännibaas, vähemalt Anglo-Ameerika riikides. Tundub, et Ameerikas vist isegi natukene rohkem. Minul läks ta sellise keskmise raamatuna, keda mulle meeldis, aga ei meeldinud ülemäära. Ja ma olen märganud, et ma tegelikult ei ole ainukene, sest päris paljud booktuberid, keda mina jälgin ja kes loevad näiteks just lastekirjandust, on olnud ka enam-vähem sama meelt nagu mina, et see raamat ei ole neile hullupööra meeldinud ja on ka neid, kellele see sari üldse ei meeldi. Aga jah, see on siis Shannon Messengeri Exile'ist. Edasi lugesin Anthony Horowitzi Point Blanc'i, mis on Alex Rideri sarja teine raamat. Ja mulle see täitsa meeldis. Selles suhtes mul on väga kahju tegelikult, et eesti keeles ei ole Alex Rideri raamatuid ilmunud rohkem kui vist esimene, kui ma ei eksi. Ehk siis, mis on, Tormimurdja. Et nagu ka esimene raamat, see räägib siis Alex Riderist, kelle onu oli Briti luureagent ja sai surma oma tööülesandeid täites. Ja siis läheb lugu natukene imelikuks. Selles suhtes, et
see on hea lugu, mulle hullult ta meeldib, ma arvan, et oleks väga tore, kui need raamatud oleksid eesti keeles edasi ilmunud, sest et see on midagi, mis arvatavasti meeldiks poistele väga. Tõsiselt põnev, tõsiselt kogu aeg juhtub midagi, tempo on laes ja iga nurga tagant varitseb oht ja korralik adrenaliinilaks ja lihtsalt väga-väga mõnus lugemine. Ma ei saa aru, miks eesti keeles seda rohkem ei ilmunud. Aga mis mind selle puhul häiris ja ma arvan, et mind ei oleks see häirinud, kui ma lugesin tegelikult seda Tormimurdjat siis, kui ma veel lõppkoolis õppisin, põhikoolis vist. Jah, põhikoolis. Ja tollest ajast ma ei mäleta, et see oleks mind häirinud. Aga põhimõtteliselt, mis mind praegu häirib? Mind häirib väga see mõte, et Briti luureagentuur, mingisugune salapärane luureorganisatsioon kasutab ära 14-aastast last oma räpase töö tegemiseks. See üks kord, kui on üks täiskasvanu, kes ütleb Alexile otse välja, et talle see asi üldse ei meeldi, mida Alexiga tehakse, siis põhjendus ei ole see, et Alex on laps. Ei, põhjendus on see, et kui see asi välja tuleks, siis oleks Briti peaministril natuke ebamugav. Ühesõnaga, täiskasvanuna selle sarja raamatute lugemisel on omad ohud, aga üldkokkuvõttes on see siiski väga-väga huvitav sari ja ma kindlasti loen edasi, 3. raamat on mul juba olemas siin kusagil mu raamatute riiulil. Järgmine raamat on mul täiesti juhtumisi olemas ja ma pole seda veel raamatukokku ära viinud. See raamat läks mul ka Jaapani kirjanduse väljakutsesse ja selle ma tegelikult lugesin kõige esimesena juunis läbi. Nimelt ma lõpetasin selle lugemise 1. juunil. Valvist 1. juunil. Jah, 1. juunil, hommikul. Kui öösel pandi välja väikeste väljakutsete teemad, välja arvatud siis 12 ukse väljakutse, siis nägin Jaapani kirjanduse väljakutset ja olin natukene, ma ei saa öelda, et paanikas, aga ma ei olnud väga kindel, mida ma loen, sest teemaks oli raamat, mis on seotud vihmaga, Jaapani autori raamat siis. Ja ma ei teadnud, mis ma plaanin seal lugeda. Korraks mul turgatas pähe vihma ja kuupaiste lood. Kaas siia kuhugi, ma eeldan. Aga siis ma avastasin, et ma olen seda mitte just väga ammu juba lugenud ja ma ei ole päris valmis veel uuesti seda lugema hakata. Ja siis ma lihtsalt võtsin välja oma raamatukogu raamatute kärust sellise huvitava luulekogu albumi, mille nimi on Unelmaid ketrav naine. On luuletuste autoriks Sumikura Mariko ja Uemura Taeko. Siin on siis nende luulet ja siis on sellised ilusad illustratsioonid, et see on nagu kunstialbum ja luulekogu 2 ühes. Esimene luuletus, ma võtsin selle kätte lihtsalt niisamuti, et lehitseda ja vaadata, mis siin on. Ma ei plaaninud seda lugeda, aga esimeses luuletuses kohe on südametukseiks on saanud toonane kurbus, mälestusiks on saanud toonane valu, vihm pleekinud õitel. Vihma teema ja ma olin hästi õnnelik ja ma lugesin ta kohe hommikul läbi, ma arvatavasti tegin mingisuguse Jaapani kirjanduse väljakutse osas ja üldse lugemise väljakutses mingisuguse rekordi, sest et kella 9 hommikul oli mul see asi loetud ja ma sain selle kohta teha postituse ja Jaapani kirjanduse väljakutse osas juunikuus veidi kergemalt hingata. Edasi ma lugesin Chloe Benjamini Surmapõlgureid. See raamat räägib 4 vennast, kes lapsena 1969. aasta suvel New Yorgis otsivad välja ühe naise, kes väidetavalt suudab ette ennustada täpset surmaaega. Ja küsivad temalt siis oma surmade kohta.
ta ütleb igale ühele eraldi seda ja edasises raamatus me jälgimegi nende 4 õe venna tegemisi, igaühe oma eraldi. See raamat jagunebki nagu 4 osaks. Mulle see raamat täitsa meeldis, ma tegelikult tahtsin seda lugeda alguses arvatavasti seepärast, et ma maikuus lugesin Adam Silvera They Both Die at the End ja see surma ette teadmise asi kuidagi tundus, et võib mulle meeldida ja siis ma otsustasingi. Ja ausalt öeldes mulle see raamat täitsa meeldis. Mulle meeldisid rohkem noorema õe ja venna peatükid ehk siis Simoni peatükk, mis oli kõige esimene, millest räägitakse, ja Clara peatükk, mis oli siis teine, millest räägitakse. Simoni puhul siis tema suri kõige esimesena õdedest vendadest. Nüüd on natuke spoilereid, ma vabandan. Ja siis Clara, et need peatükid ongi nagu õdede vendade suremise järjekorras. Aga jah, mulle meeldisidki Simon ja Clara, sest nad olid kuidagi oma perest erinevad. Nad eraldusid perest üsna kiiresti ja nende elu oli kuidagi seiklusrikkam ja ootamatusi rohkem täis kui vanemate venna ja õe puhul. Ütleks veel nii palju, et Surmapõlgurid langeb otsapidi maagilise realismi alla, mis mind väga üllatab, sest et ma olen korduvalt öelnud, maagiline realism ei ole minu teema. Ja ometi ma olen see aasta lugenud sinna alla vist äkki 3 raamatut juba, kui mitte rohkem. Ja enamus nendest 3 raamatust 2 on mulle täitsa meeldinud, üks oli natukene mitte nii väga. Edasi räägime 12 ukse väljakutsest juunis, kus tuli lugeda 2 laste raamatut. Esimene raamat autorilt, kellelt sa ei ole varem midagi lugenud. Ja teine raamat siis raamat, mida sa mäletad, mis oli sinu esimene lugemine, mida sa päris iseseisvalt lugesid. Minu puhul valisin Nancy Springeri The Case of the Missing Marquess. See on siis Enola Holmesi sarja esimene raamat, eesti keeles on see täitsa olemas, küll filmikujundusega. Lugesin raamatu läbi, vaatasin kohe ka filmi otsa. Filmiraamad läksid mu peas natuke sassi. Mulle täitsa meeldis, ainus, mis võib-olla natukene oleks võinud tahaplaanile jääda, on see mõistatuse teine osa, ehk siis teine mõistatus, mis sinna ema kadumise mõistatusse sisse jookseb. Mulle see nii väga ei meeldinud, ma arvan, et oleks võinud ilma selleta olla, aga samas artisti raamat oleks siis natuke liiga õhuka tulnud. Üldiselt hea, siin figureerivad muidugi ka Sherlock Holmes ja Mycroft Holmes. Mõlemad on üsna ebameeldivad. Ja see suhtes Sherlock on rohkem okei kui Mycroft. Mycroft on ikka natukene ei meeldinud mulle nii väga ja ma torisen. Aga siis raamat, mida ma mäletan, esimene raamat, mida ma lugesin. Tegelikult see ei ole päris nii, sest et ma ei mäleta, mis on esimene raamat, mida ma lapsena lugesin. Ma ei mäleta isegi seda, mis keeles ma esimest raamat lugesin, kas ma lugesin vene keeles või eesti keeles. Aga esimene raamat, mille ma laenutasin raamatukogust ja mille lugemist ma väga selgelt mäletan, on Victor Hugo Cosette. See on nüüd isiklik eksemplar, aga tollal ma laenutasin raamatukogust täpselt selle väljaande. Selle konkreetse ma ostsin paar aastat tagasi mingist kasutatud raamatute müügist ja tegelikult, kui te vaatate, siis see raamat on väga heas korras. Muidugi ka silmaškopi illustratsioonid sees ja mis ma selle lugemisest ise mäletan, on see, et lapsena oli need tegelaste nimede hääldamine üsna suur peavalu. Et õnneks siin on õpetus taga olemas. See on siis põhimõtteliselt need on katkendid Victor Hugo romaanist Hüljatud. Minul on Hüljatud ka veel lugemata tegelikult. Loodan nendeni jõuda, millalgi mul nad riiulis ilusti seisavad ja ootavad oma aega. On seal all riiulis natukene hüljatud. Aga loodetavasti ma leian nad mingi aeg ikkagi ülesse. Ja edasi
nagu mainisin eelmises videos, mis rääkis minu juuliplaanidest, siis Neuromancerit ma läbi ei saanud, see oleks pidanud minema juunikuu ulmekirjanduse väljakutsesse ja põhimõtteliselt ma märgin ta ikkagi sinna ära, aga ma ei jõudnud. Ja viimane raamat, mis ma lugesin juunikuus, on Teele Rebase Minu Hongkong. Mulle ta täitsa meeldib, ta jõuab ilusti otsapidi minu lemmik minu sarja raamatute hulka. Esimeses pooles räägitakse rohkem sellisest inimestest, elust-olust, õppimisest, välistudengitest ja nii edasi. Teine pool raamatust keskendub rohkem Hongkongis toimunud protestidele ja sellele, mis seal täpselt siis juhtus. Protestide kohta ma muidugi kuulsin ka varem, aga ma ei arvanud, et selles raamatus nendest nii põhjalikult räägitakse, mis on tegelikult väga tore. Kohati autori puhul mul tekkis selline natukene Rita Skeeterlik tunne Harry Potterist, kes teab siis tegelast, selline loo nimel kõigeks valmis ja nii edasi ja nii edasi. Et autor ise ka paaris kohast kirjutab, et tal kohati oli isegi mõnes mõttes hea meel nende protestide üle, sest see oli üks väga hea asi, mis saab ajakirjanduses ka juhtuda. Aga see selleks. Lõppkokkuvõttes mulle raamat ikkagi meeldis ja on kindlasti üks minu sarja raamat, mida ma edaspidi ka soovitan teistel lugeda. Aga see oli siis minu juuni kokkuvõte. 1945 lehekülge, 7 raamatut. Leian, et päris hea juunikuu. Oleks kindlasti jõudnud ka rohkem lugeda, aga nagu ma kusagil mainisin, palavus ja jalgpalli EM tuli vahele. Loodan teid näha ka järgmises videos ja seni ilusaid suvepäevi teile. Nägemist!